Ja siis me sõitsime pilguga läbi sinu vanemata aia. Jaa, issand! Ja siis me pidime see suvi panema selle uue aia. Issand, see oli põrgu. Nii palav oli, nii kastik oli. See oli... Aga samas, need olid head ajad. Need olid fantastilised ajad. Jaa. Oota, mis sa teinud üldse oled vahepeal? Mina olen teinud vahepeal hästi palju tööd, isegi magada pole jõudnud. Mulle arvelt ei tohi tööd teha ja sa tead seda. Ma tean, aga lihtsalt hästi paljude projektide tähtpäevad on tulemas ja muud moodi sa enam tänapäeva maailmas ei jõua. Tead, ma olen mõelnud seda, et... Jaa, aga see on juba mitmes kord, kui sa võtad endale liiga palju projekte korraga. Palun pane oma tervis vähemalt töös kõrgemale. Olgu, ma üritan. Aga mis sina oled vahepeal teinud, ära muretse? Mis sa teinud oled? Räägi! No, ma nüüd käin tööle nüüd poole kohaga. Ja ülejäänud raha ma teenin oma joonistustega. Joonistus, see on ju super, see on su unistus ju. Kas sa pole mulle näidanud oma joonistusi? Ja ma tegelikult tahtsingi, vaata ma tegin. Oota, mulle helistatakse, ma pean selle vastu võtma. Ma olen kohe tagasi, ole siin. Kuule, ma ei saa täna bowlingusse tulla. Mis juhtus midagi? Ei, üks klient helistas ja ta soovib viia muudatusi programmi sisse, aga see tuleb selle nädala lõpuks ära esitada ja ma ei jõua, kui ma nüüd ei lähe koju sellega tegelema. No eks sa siis mine. Ma siis lähen üksi bowlingusse. Mul on tunne, et sa oled pahane nii peale. Ma ei ole pahane, lihtsalt nagu ma pidin teistele plaanidele ära ütlema ja ma ootasin. Ei, ma tõesti jääks, aga ma ei saa, ma ei jõua muidu valmis. Mine siis tee ära oma projektis. Mul on lihtsalt siuke tunne, et sul on tööd tehes lõbusam kui minuga. Ei, mul ei ole, ma lihtsalt, ma ei jõua valmis, palun vabandust. No mine siis. Mine, kurat küll. Mõni teine kord siis. Head aega. Jah. Tšau, tšau. Loodan, et ma su tähtsat tööd ei sega. Ei sega, räägi. No tegelikult ma helistasin, et öelda, et ma eile õhtul kukkusin päris hullusti ja nüüd mul on lahtine luumurd. Issand, appi, kas kõik on ikka korras? Ei no, saab hakkama selles suhtes, aga ma pean nüüd haiglas olema mingi aeg selle pärast. Ja siis ma mõtlesin, et äkki sa tahaksid mind vaatama tulla? Tead, ma tuleksin, aga ma ärkasin täna hommikullise palavikuga ülesse ja väga sant olemine on, et ei tahaks sulle seda pisikut haiglasse tuua. Ma arvan, et ma külmetasin. Okei. Ei no, arusaadav, jah. Palun ütle, et sa ei tee haigena tööd. Ei tee. Puhkan, joon teed, söön mett. Okei, väga hea. Aga ma pean nüüd minema, et arstid tulevad mind üle vaatama. Kiiret paranemist sulle. Aitäh sullegi. Ja, davai, tšau. Tšau.
sitaks veel. Ei, see peab niimoodi... Ja... Tšau! Tšau! Ma sain nüüd haiglast välja lõpuks. Oh, super. Ja siis ma mõtlesin, et äkki sa tahad täna mulle külla tulla. Tead, ma tuleks, aga ma olen ikka veel haige. Sa oled juba 1,5 nädalat haige olnud. Sa peaksid arsti juurde minema. Ma helistasin perearstile, aga ta ütles, et see nii kaua, kuni palavikku pole on chill. No siis sa võid ju ikka tulla. Mina sul nohu ei karda. Et äkki sulle siis sobib homme? Jaa, ikka, jaa. Kui tervist lubab. Tule kella 6 siis näiteks. Ma olen vanemate juures praegu, et sa tead. Jaa, ma pean nüüd minema. Tšau. Kuhu? Tere, kas te tellisite pepperoni-pitsa? Hallo, kas te olete Lukas? Jaa, olen küll. Jaa, see on 12 eurot. Mul on täpselt. Väga hea. Kas sa oled rahul oma tööga? Vabandust. Meeldib sulle su töö? No jaa, mulle meeldib autoga ringi sõita, inimesi toiduga rõõmsaks teha ja... meil on käimas muidu loosimine praegu. Et töö ja kõikide toidutellijate vahel, et võite saab minna sõbraga põgelmistuppa. Saate osaleda? Et registreerige täna ära, et... Ja et on kiire? Jah, okei. Üks küsimus veel, et kas sa kunagi töö pärast ei läheks sõpradega välja? Ei, nad on ikka olulised mulle. Miks siuke küsimus? Ai, midagi. Aitäh! Kena päeva! Teile ka! Vabandust, te ilmselt ei mäleta mind, kui ma sooviksin teilt nõu küsida. Sa olid ju see imelik, kes mu töökohta küsis. Ja, see olin mina, ja. Et ma tahtsin küsida, et mida sa teeksid siis, kui sa oled 2 nädalat oma parimale sõbrale valetanud? No ma tunnistaksin kohe üles ja ma ei teeks kunagi enam midagi sellist. Aga tead, mulle tunduski, et sulle kuluks üks sõbraga veedetud mõnus õhtu ära. Loosirattaga sul küll ei vedanud, aga mul õnnestus hankida sulle 2 lisapääset põgenimistuppa. Need saadetakse sulle meilile. Sa teeksid seda minu pärast?
ei no, ei, see on nii väike asi, mu sõbrad töötavad seal, see on täitsa okei. ma ei tea, mida öelda, aitäh. jaa, palun. Ma tegelikult, mul läheb buss praegu. ja. Kena õhtut, aitäh veel kord. Jaa. Meil on veel üks külaline. Tere! Tere! Pole kaua aega näinud. Kas Ralli teab üldse see sinu aega? Jah, teab küll. Okei. Kuule, väga tore on sind näha. Ja sa oled see? Jaa, aga kuule, aga mis sa siis vahepeal teinud oled? Vanasti olite Ralliga alati minuga koos. Palju tööd. Pole jõudnud. Okei. Ja Ralli on maininud ka seda. Või nagu selles mõttes ta on praegu hästi, pärast õnnestust väga masenduses, vaata. Ei ole kusagil saanud käia ka. Aga ma arvan, et see, et sa siin oled, teeb töö palju paremaks. Lähme. Jah, ma kuulustan. On ta oma toas? Jaa. Rääkisin sulle. ja ma ei tea, miks ma nagu varem ei vaadanud seda. Ma oleks pidanud, sest see, nii väikse budgetiga teha nagu nii head. Uskumatu. See ei ole võimalik. See oled sina. Tšau. Ma ei teadnud, et te tunnete üksteist. Me just eile saime kokku. Täiega crazy. Kuidas sul selle sõbraga, kellele sa 2 nädalat valetasid? Sellega on väga hästi ja Teil on fine korras. kõik on super. Okei, ma ei mõtle meile selle peale. Kuule, aga mul tuleb Bolt igal juhul, nii et ma jätan teid kahekesi ja siis kirjuta mulle ja ma loodan, et sa paraned kiiremini. Davai. Tšau. Nii et sa siis ei olegi päriselt haige olnud? Võimalik. Sa ju tead, et ma ei salli valetamist. Kas sa ei usalda mind? Usaldan küll. Miks sa siis valetasid? Tahtnud, et sa arvaksid, et ma töö pärast ei taha sinuga kokku saada. Nii et see on siis tõsi? Sulle on töö olulisem kui sõbrad. Ja nüüd sa siis valetad ka veel. Uskumatu. Oi, kas rikas klient helistab jälle või? Mine siis koju ja teed tema jaoks oma fucking tööd. Ei, seekord ma olen päriselt sinu pärast siin ja ei kavatse töö pärast ära joosta. Seda ma tahan näha. Jaa, palun rahune maha, sa kunagi ei kuula mind ära. Ei kuula, jah. Ma olen sellest tahtnud sinuga palju rääkida, et sinu kommentaarid ei aita minu elustiili muuta. See ei ole minu süü, et sul on nii toksiline suhe oma tööga. Jah, mul on toksiline suhe oma tööga. Tuleb see üllatusena. Minul ei tule, sinule tuleb. Ei tule. Sellepärast ma olengi siin, et vabandada. Anna andeks, et mina sinu pärast muretsen, kui sa kaod ära 2 kuuks. Kas sa tead, kui palju sa mulle haiget tegid, kui sa mind jätsid 2 nädalat tagasi? Ma vaatasin, kes see inimene seal on, ma ei tundnud sind äragi. Vahel ma mõtlen, kas me üldse oleme enam sõbrad. Miks? Sest iga kord, kui me kokku saame, me ainult vaidleme. Nii et sa ei taha enam sõbrad olla? Ma ei tea. Mul kahju, et nii läks. Minul ka. Raske on suureks kasvada. Ja oleks osanud oodata, et sõbrad võivad niimoodi võõrasteks jääda. Näe. Võta. Eliise andis. Saad õega minna. Need on sinu joonistused. Jaa. Mis sinu sellest? Need on lahedad. Aitäh. Ma võin sulle nendest rääkida, kui sa tahad. No, see on minu viimane kunstitöö. Lammas on sinu töö, aga sina ei julge tema otsast alla hüpata. Kuigi tegelikult on paar meetrit allpool vesi. Aga sina ikka ei julge. Kardad vist vett. Ja siin on puupardid, kes tassivad terveid puid ja hiljem toituvad nendest. Ja see kõige viimane. Siin on üks põrsas, kes üritab endale inimpannkooki teha. Ma olen igatsenud sind. Mina olen ka sind igatsenud. Ma ei hülga sind enam. Jaa. Kohe tulen.